Tere hommikust kõik müügiinimesed. Mõnusat 46. nädala algust teile ja 26. müügiminutid eetris. Täna olen ma jooksulindi peal. Tempo on küll väga aeglane. Ma loodan, et eelmise nädala mõtetest oli teile kasu, mida ma eelmise nädala müügiminutites jagasin ja te tegite ühte kahest, kas valisite välja oma heategevustegevuse või aitasite kedagi järje peale või aitasite kedagi oma teadmistega. Igal juhul, meil on 7 nädalat aasta lõpuni jäänud. Päris lõpusirge võiks öelda. Varsti on kokkuvõtete aeg. Ma loodan, et oled oma aastat suurepäraste tegevustega sisustanud ja on mida kokku võtta. Miks ma jooksul lindi peal olen? Loomulikult sellepärast, et hommikust liikumist teha, teised sellepärast, et tänaseks teemaks on hingamine. Ja võin väga siiralt teile tunnistada, et ma olen 38 ja pöörasin tähelepanu hingamisele umbes 6 kuud tagasi. Ja kuidas ma selleni jõudsin? Ma jõudsin selleni nii, et avastasin ennast ühel hetkel mõtlemast. Ja suhteliselt pingest mõtlemast ja väga positiivsete asjade peale. Ja siis pöörasin ma sellel hetkel tähelepanu enda hingamisele. Ja teate, mis naljakas fenomen oli? Ma peaaegu et ei hinganudki. See hingamine oli nii katkendlik ja nii piiripealne ja selline kopsudega niisugune hästi väiksed sõmmud õhku ja kohe välja tagasi. Ja kui ma ühe korra ennast niimoodi avastasin, ma peaaegu et ei hingagi, siis ma hakkasin ennast aina rohkem ja rohkem jälgima ja teadlikult tähelepanu pöörama selle peale, kuidas ma hingan. Ja oma müügikoolitustel soovitan ma ühte hingamistehnikat, mis aitab ärevust vähendada või ärevust maha võtta. Nüüd, kuidas siis hingama peab? Kuidas üldse hingama peab? Ma olen 38 ja võiks öelda, et ma ju tean, kuidas hingama peab. Hingamise suur saladus on see, et hingama peab kõhuga. Ja meie hingame tavaliselt selles mõttes, mina hingan tavaliselt kopsudega või rindkere kogu aeg liigub, et tegelikult peaks liikuma kõht. Ja nagu ma nüüd olen ka aru saanud, siis lauljad hingavadki ainult kõhu kaudu, muidu nad ei suudakski üldse laulda või hingavad siis kõhu ka. Rääkides erinevate tuttavatega hingamisest, siis üks tuttav ütles mulle selle peale, et Urmas, ära põe, et sa oled 38, aga ma õpetan eakaid inimesi, 60, 70 ja 80 pluss kõhuga hingama. Ja tegelikult kõlab see ju nagu päris naljakalt, mis mõttes ei oska hingata. Peale seda pool aastat tagasi toimunud seika olen ma aina rohkem ja rohkem jälginud, kuidas ma hingan. See on otseses mõttes teadlikult pannud tähele. Ja teate, mis on naljakas? Kui tekib ärev moment või tekib selline hea ootus, mõlemal puhul adrenaliin tõuseb, pulss tiheneb ja hingamisega toimuvad täpselt samasugused protsessid. See tähendab, et aju vajab rohkem hapnikku, aga organism hakkab seda kopsudega sellist pinnapealset hingamist tegema. Milline on siis õige hingamistempo, mida peaks jälgima? Tavaline tempo on 4+4. 4 sekundit sisse, loed mõttes rahulikult 1, 2, 3, 4 ja 4 sekundit välja. Oma koolitustel õpetan ma näitlejate käest kuuldud valemit ja näitlejate käest kuuldud valem on 5+3=8. See tähendab seda, et 5 sekundit sisse, 3 sekundit hoiad hinge kinni ja 8 sekundit hinged välja. Miks on see mõnes mõttes parem ja ennem eriti niisugust suurt ja vastikut esinemist, kuna see sunnib sind hingamise tempot veel aeglustama. Ja kui sa mõtled hingamise peale ja aeglustad hingamise tempot, siis sa paratamatult ka sunnid keha rohkem lõdvestuma, aju saab rohkem hapnikku, sul on parem olla. Sul lihtsalt on parem olla. Ja seda alati ärevas olukorras. Minu selle nädala mõte ongi teile. Jälgi suvalisel ajahetkel, kuidas sa hingad. Ja jälgi seda teadlikult ja eriti siis, kui sul hakkab pingelisem, ma veel ei räägi ainult mitte müügikohtumistest, et kui sul hakkab pingelisem situatsioon tekkima, igasugune esinemine, aga ka igasugune mingitel hetkedel millegi peale mõtlemine ja siis hingamine, see on tõesti müstifikatsioon, kui te ennast jälgima hakkate ja teie mõte muutub ärevamaks, te mõtlete millegi ilget ägeda peale või millegi ähvardava peale ja siis korraks pöörate tähelepanu sellele, kuidas te hingate ja te võite avastada täpselt sama, mis mina 38 avastasin, et me peaaegu et ei hingagi, sest situatsioon on nii ärev ja siis ühesõnaga, mu selle nädala mõte
hakka teadlikult jälgima, kuidas sa hingad ja see võtab su pinget tohutult maha. Ma olen ise seda 5+3=8 kasutanud alati. Vahet ei ole, kas ma lähen 10 inimese ette, 40 inimese ette, 100 inimese või 500 ette. Iga kord on ärevus täpselt samasugune. Täpselt samasugune ärevus, mõtled, et okei, kõik ootavad, et sa hakkaks midagi asjalikku rääkima. Seega kasuta ükskõik kumba, kas 4+4 või 5+3=8, ei ole vahet. Igal juhul jälgi oma hingamist ja tee seda teadlikult. Üks äge lugu siia lõppu, milleks pead valmis olema või milleks mitte valmis olema. Eelmine nädal möödus mulle suhteliselt kehvasti, sellepärast, et mul hammas valutas. Ja mul hammas valutas 2 päeva ja väga niisugune pinkselt ja suur hammas üleval siin taga ja lõpuks oli terve nagu pool nägu oli juba nii valus, et enam ei saanud aru, kas hammas valutab või mis. Ja lõpuks ma sain ka nagu hambaarstile selle kiire ooteaja või selle nagu väga lühikese etteteatamisega. Reede õhtul kell 4 jõudsin hambaarsti juurde, ülimalt äge hambaarst, kõik jumala super. Ütles, et vaatame, puurime lahti, kõigepealt tegime röntgeni, puurime lahti ja siis vaatame, mis olukord on. Mõtlesin, pole midagi. Panime tuimestuse, juba pool nägu sai tuimaks, kõik jumalast hea, midagi väga ei tundnud. Oled siis seal peaaegu pea alaspidi ja suu on niimoodi kinni, et midagi rääkida ei saa ja siis arst vaatab seda hammast, lahti puuritud hammast, ütleb, oo jaa, kehvad uudised. Ja räägivad siin midagi selle õega ja siis arst vaatab mulle otsa, ütleb, et selle hambaga nüüd niimoodi, et sellel on juba korra ravi tehtud ja nüüd on seal mõra kuni lõpuni välja, seda hammast enam päästa ei saa, me peame selle hamba välja tõmbama. Ja siis vaatavad õele üksteisele korraks otsa ja seda vaatab mulle otsa, ütleb, noh, mis teeme, tuimestus tehtud, tõmbame välja või? Ja ma ei suutnud midagi, kuna rääkida ei saanud, siis ma näitasin end käega, ei, me ei tõmba kindlasti välja. Minul esimene hamba välja tõmbamine elus, et mis mõttes tõmbame lihtsalt välja, ajaviitiks ütled, et tõmbame sul kõige suurem hamba välja. Ja mis selle jutu moraal on? Müügis võib sul ette tulla alati küsimusi, mille peale sa ei ole mõelnud ja milleks sa ei ole valmis. Täpselt samamoodi nagu mul tuli küsimus ette, milleks ma ei olnud valmis. Ma panin endale uue hambaarsti aja. Kas ma selleks hetkeks olen valmis või? Hell no, ilmselgelt ma ei ole selleks valmis. Ma pean selleks valmis olema. Aga müügis võid sa situatsioone läbi mõelda niimoodi, et sa oleks selleks valmis, mis küsimused tulla võivad. Ja kui sa oled valmis, siis sa tead juba vastust. Ka mina oleks võinud öelda selle peale, noogutada lihtsalt, okei, jah, elus esimene hamba välja tõmbamine, mis siis ikka? Tõmbame siis välja. Paremat lahendust ju ei ole. Aga ma ei olnud selleks küsimuseks valmis. Seega selle nädala mõte teile. Nautige 46. müüginädalat, 7 nädalat veel jäänud. Andke viimast. Varsti on kokkuvõtete aeg. Jälgige oma hingamist, eriti ärevate situatsioonide alguses. Nautige nädalat. Näeme, kuuleme jälle. Tšau!